tere! Kas te soovite lotopiletit? Lotopiletit? Palun, keegi? Kas te soovite lotopiletit? Kas te soovite lotopiletit? Kas te soovite lotopiletit? Jah, ei, võib-olla homme, võib-olla eile. Ah, mida? Tervist! Andke mulle andeks, aga meie lotoelajas on liiga palju loto kolmapäevasid vaadanud. Käib teine mööda tuba ringi ja üritab kõigile oma vanu lotopileteid pähe määrida. Ühesõnaga, see on õnneratas, reeglid on pileti tagaküljel kirjas, kuna tänu Euroopa Liidule oskavad enamus eestlastest ka lugeda, siis palun tehke tutvust ja vaadake, mis on seal kirjas. Kraapimiseks kasutan hõimurahva soomlaste 1 margast, mainin, et see on üks minu lemmikrahadest. See on hea näide iseseisva riigi omast rahast, kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Lotopiletil hõõrume esiteks puhtaks selle keskmise osa, kus on kirjas võidunumbrid. Ja siis vaatame, mis edasi saab. Pean siinkohal ilmselt ütlema, et meil on kogu pere kanal ja mina tõesti ei tea, kes kõik minu videoid vaatavad. Mina siin midagi ei müü ja nende lotopiletite oma kanalil esitamisega mingit raha ei teeni. Pigem on olukord vastupidi ja pigem peaksid need videod olema heaks hoiatavaks näiteks. Aga kui näiteks alaealised lapsed minu kanalile satuvad lotopiletite kraapimist vaatama, siis mida teha? Mida teeks HD Tanel, keda potentsiaalse kinos YouTube'imise eest 50 000 eurise trahviga ähvardati? No, mina ei tea. Peamiselt on 2 võimalust. Jätaks ürituse ära või palkaks juristi. Kui sa tegeled mingit liiki meelelahutusega, võid kindel olla, et mida edukam sa oled, seda suurema tõenäosusega ilmuvad välja mingid kiibitsejad ja kadetsejad, kes tahavad sulle hakata kaikaid kodaratesse viskama. Need on siis need, kes ise ei oska ja teistel ei lase tüübid või siis need, kes kardavad võistelda. Õnneks on YouTube minu tegevusega rahul. Pakuti koostööd, aga ma ei ole seda pakkumust vastu võtnud. Rusikareegel on ju see, et kes maksab muusika, see tellib. Ja vastupidi. Ja teate isegi, mis siis edasi saab. Edasi sa oled nagu Laura blogi või meie lotoelajas, kellega te video alguses muuseas tutvust tegite. Mina leian, et loominguline vabadus on tellimusvideote tegemisest olulisem. Vähemalt hetkel. Siit tuleb minu tänane soovitus tulevastele YouTuberitele. Raha pärast ei ole mõtet YouTube'i videote tegemist alustada. Küll aga ei saa välistada, et tulevikus võib üks asi teiseni viia. Täna jäime 3 euriga miinusesse ja tarbijakaitsesse ei ole mul mõtet kaebama minna. Ise ma ju selle ostsin ja ise ma raha raiskasin. Näeme taas. Hyvästi.